andmekaitse vajalikkus ja inimeste õigused. Sageli algab inimese digitaalne jälg juba siis, kui ta selle üle otsustada ei saa. Temast tehakse pilte, jagatakse hetki ja postitatakse infot enne, kui ta oskab ise öelda, kas ta seda soovib või mitte. Need võivad tunduda süütud ja armsad hetked, kuid juba siis hakatakse looma jälgi, mis võivad jääda internetti palju kauemaks, kui esialgu arvatakse. Iga jagatud pilt või postitus jätab temast internetti jälje. Mõnikord võib selleks olla lihtsalt nimi, mõnikord pilt, mõnikord hoopiski teave kooli ja hobide kohta. Isegi kui iga jagatud killuke tundub eraldi väike, moodustavad need koos üsna selge pildi, milline on inimese elu. Aastad mööduvad, aga need jäljed jäävad. Laps kasvab, huvid muutuvad, olukorrad muutuvad ja inimene ise muutub. Kuid varem jagatud info võib internetis olla alles ka siis, kui see enam tema tänast elu ega identiteeti ei peegelda. Digikeskkond ei unusta samamoodi. Kord loodud jälg võib jääda nähtavaks ka palju hiljem. Ühel päeval avastab ta, kui palju infot tema kohta on internetis juba olemas. Mõni pilt võib tunduda piinlik, mõni vana kommentaar ebaõiglane, mõni jagatud detail liiga isiklik ja tundlik. Internetis liigub info edasi, seda jagatakse, salvestatakse ja kopeeritakse. Üks postitus ei pruugi jääda ainult sinna, kuhu see esialgu loodi. Seda saab edasi saata, sellest saab teha kuvatõmmise, selle võib keegi salvestada oma seadmesse või jagada uues keskkonnas edasi. Siis võib tekkida tunne, et kontroll ei ole enam sinu käes. Mitte sellepärast, et sa ei hooli, vaid sellepärast, et kord liikuma läinud infot on väga raske peatada. Kui sa enam ei tea, kus su andmed on, kelle käes need on või mida nendega tehakse, tekib tunne, et kontroll sinu enda andmete üle ei ole enam sinu kätes. Selleks ongi meil kõigil isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevad õigused, mis aitavad suurendada kontrolli oma isikuandmete üle. Need on reaalne ja praktiline võimalus saada teada, millist teavet sinu kohta hoitakse, milleks andmeid kasutatakse ja vajadusel esitada vastuväide andmete töötlemise osas. Just nende õiguste kaudu saab inimene oma hääle tagasi. Sa saad väljendada oma soovi, seista oma huvide eest ja mõjutada seda, kuidas sinu isikuandmeid kasutatakse. Sul on õigus küsida, mida sinu kohta hoitakse, nõuda ebaõigete andmete parandamist, teatud juhtudel andmete kustutamist ning töötlemise piiramist. Andmetöötleja saab sellest keelduda ainult siis, kui tal on selleks selge seadusest või muust õigusaktist tulenev alus. Andmekaitse eesmärk on lihtne. Inimene peab saama oma isikuandmete üle päriselt kontrolli hoida. See tähendab õigust teada, õigust sekkuda ja õigust otsustada, kui kaugele tema kohta käiv info liigub. Kui need õigused on olemas ja neid saab päriselt kasutada, ei ole andmekaitse ainult põhimõte paberil, vaid reaalne viis kaitsta inimeste privaatsust, väärikust ja näiteks ka võimalust kujundada oma digitaalset jalajälge.